Tere! Täna ma räägin sellisest asjast siis nagu harjumused ja mugavustsoon. Me oleme kõik sellega kokku puutunud, ma võin sulle öelda, et mina ise ka. Ma olin päris pikalt aastaid tugevas mugavustsoonis, millest mind välja raputati ja ma saan sellele öelda ainult suur aitäh, sest tänu sellele olen ma väga palju nurki endast selgusele jõudnud, väga palju sügavuti endasse saanud vaadata ja see mugavustsoon ja harjumuste koht meie elus, see on seotud ainult hirmudega, sest see tähendab seda, et kui me teeme mingi sammu, siis me võime sealt välja liikuda ja see tähendab seda, et väga suured muutused kuni selleni, et suur kaos võib tekkida meie ellu. Mina ütlen alati, et kaos on parim. Segadus on parim, sellepärast, et see on see muutuste koht. Kuid tihtipeale me ei saa aru isegi, et me oleme selles harjumuste ja mugavuste tsoonis, sest me räägime endale omaenda sisemise häälega, iseenda süsteemi maha rahustades ja iseendale neid lugusid rääkides, miks ma seal pean olema, miks see minule vajalik on, miks ma pean selle inimesega suhtes olema, miks ma pean selles töökohas olema, miks ma pean seal kohas elama, miks ma pean nende inimestega suhtlema. Ja neid kohti võib veel olla väga palju erinevaid, mis ei ole tegelikult tõsi. Me ei pea mitte kuskil olema. Me saame absoluutselt igalt poolt liikuda. Ainuke asi on see, et neid samme tuleb teha targalt. Mõnikord me teeme seda emotsiooni pealt ja see ei ole tark tegu. Kui minu juures käivad inimesed, siis ma alati ütlen ka, et me oleme vaadanud praegu läbi sinu süsteemi, erinevad nurgad, sinu reaktsioonid, kuid ma soovitan sul väga soojalt kõigepealt, et hakata mingisuguseid samme kohe astuma. Lase sellel kõigel settida. Ja kui sa oled selle lasknud settida ja sinu sügav otsus on ikkagi vastavalt sellele, mida sa siin praegu ajal hetkel mõtled, siis tee see samm. Aga ära mõtle liiga kaua. Ja ma ütlen sulle ka, ära mõtle liiga kaua. Ma tean inimesi, kes on mõelnud aasta, 2, 3, 10 aastat, 20 aastat ja nad ei ole mingit sammu astunud. Nad elavad väga pingsalt, pinges olekus ja ebamugavustsoonis. Ja kui sa teed seda, siis minu küsimus on see, kui kaua sa veel tahad jätkata? Kui kaua sa oled veel nõus ennast sellesse pingeolukorda panema? Kuid mõnikord need pingeolukorrad on lihtsalt meie sisemise süsteemi arusaamatused ja me saame neid tegelikult lahendada. Ja kui me need enda sees ära lahendame, siis pinge kaob. Ja see, kus ma antud ajal või antud olukorras olen, ei pruugi üldse pingeline olla. Nii et head teekonda ja juhendust sinu endale.